täpsusega ja palun õpilaste sisenemiseks püsti tõusta.
pühapäeva. Mulle väga meeldib pühapäev, sest siis saab hommikust õhtuni mängida ja hullata ja tööd ei pea üldse tegema. Aga iga kord juhtub see, et kui ma pühapäeva õhtul magama lähen ja siis jälle üles ärkan, on pühapäev läinud. Kas teie teaksite, kust ma võiks pühapäeva leida? Oi, pühapäeva tulekuni on veel palju aega. Täna on alles esmaspäev. Esmaspäev, jälle! Ja mis siis edasi tuleb? Teines päev, kolmas päev, neljas päev, viies päev, kuues päev. Kes nii pikka aega jaksaks oodata? Mina küll mitte. Ei, pean ei too esmaspäeval järgne teisipäev, siis kolmapäev, siis neljapäev, reede, laupäev ja alles siis tuleb uuesti pühapäev.
Ja kui sa nüüd kannatlikult oskad oodata, siis ma annan sulle ka aabitsa. Jaksad sa oodata, nii nagu pühapäeva. Ole hea, oota siis natukene seal või seal või. Tere, meie armsad uued õpilased, kes täna aabitsa saavad ja esimeses klassis õppima hakkavad. Tere, meie armsad lõpuklassi õpilased, tere lapsevanemad, pereliikmed ja kolleegid. Rakvere põhikoolis otsustasime, et sel aastal 1. septembri pühapäev las jääda puhkepäevaks kõigile meie kooliga seotud peredele ja tänane esmaspäev sissejuhatuseks algavasse tööaastasse. See esmaspäev on palju pidulikum tavalistest, justkui pühapäeva pikendus. Nähtavasti on pea 3 kuud koolivaheaega olnud paljudele õpilastele justkui pühapäevade katkematu jada ja seepärast ei saa väga järsku hoogu üles võtta. Tänane päev on vaid pidulike aktuste päevad. Ma olen väga nõus ütlemisega, selleks, et saaks puhata, tuleb enne tööd teha. Siis on millest puhata. Alles siis saad aru, kui hea on puhata. Olen täiesti kindel, et kui kogu aeg puhata, siis see väsitab üsna ruttu ära. Ning siis on nii või teisiti vaja tööd teha, et pärast puhkust nautida. Kõige olulisem on aga see, et töö ja puhkus oleksid õiges tasakaalus. See tõde peaks kehtima nii õpilaste, koolitöötajate kui lastevanemate kohta. Armsad 9-ndikud. Me siin koolis kindlustame, et ei jätkuks töid ja tegemisi. 9. klass saab olema kindlasti pisut pingelisem ja huvitavam võrreldes eelnevate õppeaastatega. Kas või seepärast, et tänavu algab lõpueksamid juba aprillis. Oluline on, et seaksite endale sihi, mille poole püüelda. Siis on ka õppimisel, tööpäevadel selge tähendus ja mõte. Ükskõik, kas see on ametikool või gümnaasium, tööd tuleb teha nende mõlema nimel. Põhiharidus peab olema tugev põhiharidus, millele tuleb hakata nüüre peale laduma. Soovin teile uueks õppeaastaks paremat pingutust, nõudvaid koolipäevi ning laupäevi ja pühapäevi, millest mõnu tunda. Meie armsad ja ilusad 1. klassi õpilased. Küllap teate nädalapäevade nimesid ja tunnete ka Jussikest, kes tänasel amplusel koos teiega on. Nähtavasti on teile loetud seda raamatut, kust Jussike pärit on. Kas mäletate, et raamatu Jussike pidi enne pühapäeva maale jõudmist esmaspäeval heina tegema, teisipäeval lasteaeda ehitama, kolmapäeval karjas käima, neljapäeval peenraid rohima ja lilli kastma, reedel pesu pesema ja laupäeval koristama. Küllap paluvad ka teie vanemad teid paljudes töödes igapäevaselt endale abiks. Aga kõige tähtsamaks tööks esmaspäevast reedeni saab nüüd teil olema koolis käimine ja õppimine. Kuna uute asjade õppimine on kangesti põnev, siis luban, et koolipäevad esmaspäevast reedeni mööduvad ruttu ja võib juhtuda, et laupäev ja pühapäev kulub selleks, et ootate kannatamatult esmaspäevast kooli tulekut. Soovin teile, et leiaksite oma klassist hulga uusi sõpru, et te kõik oleksite üksteise vastu sõbralikud ja koolis käimine teile meeldima hakkaks. Lugupeetud lapsevanemad ja kolleegid, eile kirjutasid Rakvere koolide esindajad linnaväljakul toimunud suurel üritusel alla koolirahu lepingule. Just rahu, nii kodurahu kui koolirahu on see, mida meie saame üheskoos luua, et õppimine ja õpetamine edeneks. Siis toovad töised nädalapäevad kõigile Rakvere põhikooli õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele elevust, rõõmu ja meelerahu. Just seda kõike me kõik heaks kooliks olemisel vajamegi. Ilusat 1. septembrit,
rõõmsaid töö- ja puhkepäevi uude õppeaastasse. On aeg anda Rakvere põhikooli 1. klassi õpilastele aabitsad. Joosep Amor. Josefine Lutsenko. Miljana Gross. Simon Hõbemägi. Noora Kaljuveer. Karmen Kangur. Miia-Marta Karon. Jakob Tiirkivi. Kari Kilki. Markus Kondoja. Reet Joonas Kütt. Randel Küttis. Oliver Laines. Elspeth Lepparu. Isabel Mariette Martins. Aron Merila. Kerili Nõmme. Karl Johan Põld. Reet Põldmets. Harli Saul Sakk. Milana Svetkova. Lumi Kõik.
Jussike. Nii, ja ma tahan aubitsad ka meie õpetajatele, õpetaja Merle. Õpetaja Piret. No olgu, lapsed peavad siis 5 päeva õppima ja siis saavad ennast puhata. Aga ma ei saa aru, mida need suured siin koolis teevad. No näiteks sina, mis tööd sa siin siis teed? Mina olen direktor, enamasti ma olen arvutis ja söön küpsist, aga muidu ma räägin ka juttu lastega vahetundides ja oma kolleegidega. Tead, kui mina oleksin direktor, kehtestaksin täitsa uue korra. Esmaspäev puhkus, pärast puhkepäeva, teisipäev, valmistumine tööpäevaks, kolmapäev, no olgu siis tööpäev, neljapäev, puhkus pärast tööpäeva, reede, valmistumine nädala lõpuks. Mis sa kostad? Jussike, kõigepealt aga minu viga, mul isiklikult aga viga. See mõte iseenesest on tore, aga ma lihtsalt arvan, et 1 päevaga ei jõua kõiki neid asju ära õppida, mida oleks vaja selgeks saada. Nii et ma ikkagi jätan nii, et esmaspäevast reedeni tööpäeva. Nii, aga teie juba ka nii suured. Mis tööd teie siin siis teete? No näiteks sina, mis tööd sa siin siis teed? No las ma arvan. Sina oled kindlasti kokk ja sina oled asjade parataja ja sina oled raamatupidaja. Ja sina oled koristaja.
sõbrad, kui poleks teisipäevi, neid tööpäevi, siis ei tunduks ka pühapäevane puhkus nii magus. Head esimese klassi õpilased, kohe heliseb teile esimest korda koolikell ja 9. klassi õpilased juhatavad teid oma klassi, kus algab teil esimene klassi